No tere, head sõbrad! Vast meil on juba üksjagu sõpru, YouTube'i sõpru vähemalt. Ja kuidas me neid nimetame? Vahvad kaasaelajad, anonüümsed sõbrad. Ega me teist palju ei tea muidugi. YouTube väga palju ei näita. Aga see selleks. Tore, et olete olemas vähemalt nii. Ja ega tänu teile me filmimegi ka, ega me siin enda pärast nii palju ei viitsiks filmida. Näed, ma filmin teile näitan, kuidas Preili joob mandariini mahla. No. Muidu niisama ei viitsiks. Kohe juba kahetsen, et 2 purki või pakki ei võtnud. Ma ütlesin sulle juba poe juures. Õigest ütlesid. Aga mis saab? Miks me üldse nüüd siin kaamera käima panime ja 2 kotiga nüüd siin William lubas süüa teha. Tööpäeva õhtul? William lubas süüa teha ja lubas mind ka kaasata. Vähemalt söömisesse. Mitte tegemisse. Ei no tegemisse ka. Ma usun, et tegemisse vast ikka. Ja, ma kaasan sind nii hästi, et ma annangi sulle vaba voli. Ma ise lähen tiiru peale. Ja siis tulen tagasi, siis on vist hea toit. Ja mis hea toit on, mis meelitas meid siia metsa. Ma mõtlesin, et ma teen kodus, aga kurat, ma mõtlesin, et ei tee kodus. Sest ma mäletan, ma tegin pitsat. Pitsat hakkan tegema siin Preiliga. Pitsat tegin paar aastat tagasi ka. Noh, enam-vähem sarnaselt looduses, aga täna teeme tiba teistmoodi ja tead, see maitses päris hästi, tuli üks korralik, rammus, paks pitsa. Nii et me natukene nüüd siin sätime valmis ja siis hakkamegi koos pitsat tegema. Ega siin midagi. Ma pean taigna panema kerkima. Ma püüangi sulle taigna asju otsida. Okei. Preili paneb nüüd toolid ja eelmine kord mul ei olnud tooli, ühesõnaga üldse praegu super hea aeg, ega täna on esmaspäev, mul oligi eelmine nädal puhkus, täna esimene tööpäev, kell on 18:35. Noh, valge on, see on hea. Ja mis siin ikka, ega sääski ei ole, see on kõige parem. Sest eelmine kord, kui ma pitsat tegin, see oli päris hull. See oli selline no-talk video, ehk ma siis ühtegi sõna ei öelnud. See video on täis pikalt olemas meie teisel kanalil, mis ootab tulevikku. Võib-olla teda ei olegi vaja enam, sest ma arvan, et varsti meid hakkab ka tehisaru aitama niimoodi, et praegu kuulete mind eesti keeles, aga siis hiinlane kuuleb hiina keeles ja austraallane vaatab mind inglise keeles ja siis ikka üks vaatab ühte ja samat videot. Et ma arvan, et me jõuame varsti sinnamaani, et siis me ei pea topelt videosid tegemagi. Ega ei jõua ka, sellepärast ei ole sinna Wildernessi kanalile midagi tulnud ka. Eks ta üksjagu võtab aega. Siin töö ja muu asjade kõrvalt ei ole võimalik. Tahtmine oli küll suurem, aga lihtsalt ei ole ajaliselt võimalik. Nii, kuidas see asi käib? Ühesõnaga, mul on vaja nüüd krippkotti ka. See on seal maitseine kotis. Ega see oli tõesti hea pitsa, ma lihtsalt mäletan, ma vaatasin uuesti videot ja tead, tuli isu uuesti, et samad tead rammused pitsat teha. Ja mis ma siis tol ajal tegin, ühesõnaga kõige parem asi üldse taigna tegemiseks looduses on need krippkotid, sügavkülmiku kotid või mis iganes. Ega mina panen suht tunde järgi, nii et kes küsib nüüd retsepti, siis retseptiks on teie isiklik tunnetus, kuidas, kui palju on vaja. Ja ega siin ongi, mina panen nüüd mingi osa jahu. Eelmine kord oli vist natuke liiga palju isegi jahu. Jahu sai kuskil nii palju. Arvan, et täitsa piisab. Ja täna siis üldse käigu pealt näitan, kuidas me teeme. Siis teine oluline asi on pärm. Tavaline see presspärm, mis iganes 35 senti poes. Et ma isegi panin eelmine kord pool ära, et ta lihtsalt kiirendaks seda kerkimisprotsessi. Juba tuli üks asi meelde, mis koju jäi, see oli õli. Õli on vaja. Ei ole otseselt. No näed, eelmine kord mul jäi sool maha. Eks iga kord midagi jääb maha. See käib asja juurde, igatahes ma võtan pool. Võtab pool. Ei võta. Kuule, ma suvel eelmine kord oli 25 kraadi sooja. Okei. Ja siis mul oli ka tükk tegu, et ta kerkiks samas tempos, mis vaja oli.
praegu mul ei ole soe vesi ka ju, vaata. Panen külma veega. Ühesõnaga saaks hiljem, aga me teemegi, meil on täna risupliit kaasas tegelikult, et teeme jälle siin väikselt turvaliselt asjad ära. Ja siis küll te näete, kuidas see pitsa tegemine käib risupliidiga ja kuidas üldse saab, kui ei ole pitsaahju. Igatahes nüüd lähebki vesi siia kruusi. See pärm sulab ära. Kas ma panen suhkrut ka on ju praegu? Pane pärmile suhkrut. Jah, pärmile suhkrut, siis ta on natukene erksam. No, siin nii-öelda umbes nii palju. Ja tiba panen soola ka juba ära. Et siis tuleb rammus pitsa, ühesõnaga pitsa on alati hea asi, et kõik, mis kodus on, saab kasutusse. Pluss muidugi mõned asjad veel juurde. Miks sa vajud või? Sinun pinnas on pehme. Ja Reeli juba vajub, mässab seal tooliga. Õige. Ega mugavus nõuab vaeva. Ei tule ta nii lihtsalt. Aga mis ma siis nüüd teen? Segan seda pärmi siin. Ta on enam-vähem nüüd ära lahustunud. Ta on selline piimarohke latte. Siis on ta õige. Ja ega siis lähebki. Soolu panin? Jah, panin. Läheb siia kotti. Ja nüüd siis mudima, et see kott ongi selleks hea, et ma ta kinni panen. Ma saan teda siin mõnusalt mudida. Ja üldse see pärmitamine ja taigna tegemine looduses on päris asjalik, et mõnikord võid kodus ka teha valmis juba. See on hea järgmine päev kaasa võtta. Et saab teha mingiseid neid lõkkesaiu, magusaid, teed spiraalsaiakesi, dokki ümber keerad, siis kastad kuskil moosi sisse või kaneeli sirupi sisse. No vaatajad võivad jälle jagada, kuidas ja mida nad teevad. Ja, ikka. Nüüd panen taigna kotti pooleks tunniks või nii, et lasta siis seal natuke olla. Ja vahepeal siin setime muud asjad paika. Nii kaua kui tainas kerkib, siis tuleb teha natukene puid. Nii et väikse saega siis kuivanud kuuske põhiliselt lähen otsin. Vaatan, mingit kuivat materjali. Koti täis ja pärast läheb vaja ka, ega see pitsa tahab ju küpseda ka. Peab hoidma seda tuld natuke, kuigi risukas on väga töökindel asi. Sinna ei lähe väga palju materjali vaja, sest see lõkke on väga kontsentreeritud seal sees. Lahtine tuli 4 metallseina vahel on poole võimsam ja poole kestvam, kui ta oleks ilma maapinna peal lihtsalt. Ja siis fällniiven A1-ga poolitan, väga hea nuga. Igasugused neid saega lõigatud kände leidub tihti igal pool, midagi alla, et löök ei läheks pehmele maapinnale, muidu vetrub tagasi ja ei lähegi läbi. Aga selline läheb hästi. Mis on siis tihtipeale kalli ja hea noa ja odava ja kehva noa erinevus, et mõlemad, kui vaja, lõikavad hästi ja mõlemad võivad nürideks minna, aga kui on vaja teha sellist puisemat, sellist toorema jõuga tööd, siis see odav nuga võib lihtsalt ühel hetkel pooleks või katki minna, kui sa taod temaga siin neid erinevaid pakke ja halge pooleks. Et see on see üks erinevusi. Et selline fällniiven on valmistatud üksjagu erilisest sulamist. Seda on karastatud üksjagu kordi rohkem ja seetõttu eks see hind ole ka kallim. Et sellise noaga võid sa julgemalt ja kindlamalt igasugu asju poolitada. Kartmata, et ta pooleks läheb. Olen ise ka ära lõhkunud sellised 15-euroseid ilusaid toredaid nugasid just selle peksmise ja põrutamisega. Täna on meil jah veel see suurem risukas kaasas. Sellega on ikka nii, et praegu veel teeme. Suve poole me kindlasti enam ei tee, kui kuivus läheb kõrgemaks metsas, et teie ka. Et ega siis see ei olegi nüüd suvine lahend. See on selline veel praegu kevadel veel toimib.
ja kuna meil on siin nii-öelda veekogu kõrval kohe, siis on meil siin nagunii oleme, tegelikult me oleme siis soises alas praegu nagunii. Et see on jälle üks asi, et valige koht, kui teha ja kui on vaja teha, siis valige väga õige koht. Ja tulekindel riia on alati meil nüüd abiks. Ega ma siin mingit kokkuvõttes suurt lõket ei tee, mul on vaja lihtsalt siia nii-öelda pooles ulatuses tuli, et seetõttu on ka see suurem risukas hea, et siia ei pea mingit meeletut lõket tegema, mul on vaja siia natukene tuld, et siia peale panna esmalt pann ja pärast läheb siis pitsaahi, nii-öelda see multifunktsionaalne matkaahi, mida oleme varasemates videodes ka kasutanud, aga tõenäoliselt on meie kanali jälgijate seas 1 ja 6 inimesi, kes pole näinud, nii et täna kasutame. Ja praegu ma alustan kakliha läbi praadimisest, sest umbes 10 minutit on veel siis taignal olla. Ega siin midagi ei olegi, ma kasutan tikke ja tšah-tšah läheb põlema ja siis kuusega siin natukene siis alustan. Natuke on vaja seda hakli ette praadida. Päris küpseks ei pea praadima, aga natukene. Saab ta natukene laiemaks ka, et saab pärast ühtlaselt ära jaotada. Natuke pipart ja soola. Nüüd on enam-vähem juba see tase, mida ongi vaja. Et ega siis seda siin lõpuni ei olegi vaja küpsetada, siis see pitsa sees ka veel küpseb. Üksjagu aega. Vot nii. Jah, mina siin hommikul 3 võileiba ja kell on nüüd 19.21 juba. Parim kokk on tühi kõht, nagu öeldakse, aga kokkuvõttes teine parim komponent tühjale kõhule ja alati toidule on ka hakkliha, nii et pitsa ja hakkliha ja taignaga ma arvan, me täna ei saa väga puusse panna, eriti kui kogemust juba on. Juust on kaasas, eedama juuste, mis iganes, võtsin, siit lõikan suuremaid tükke ja mul on riivjuustu ka. Need lähevad käiku, natuke sinki on ka, sink läheb käiku ja siis on kirstomatid. Vot neid ma tükeldan ka natukene ja vot selliselt hakkab kujunema. Aga ma lõikangi vast siis juba, kui ma hakkan neid asju panema pitsa ahju. Nii et lähme nüüd toome kõige tähtsama komponendi pluss küpsetuspaberi ja siis vaatame edasi. Nii, kõige tähtsam on alati, et oleks hea tool, kus preili saab nii kaua chillida, lugeda Delfit, Postimeest, kõiki. Postimeest ainult siis, kui sina annad mulle telefoni. Jah, veel on öelda, kes teab, siis teab juba, et mina telin Postimeest, tema telib Delfit, et kui pakkumist tahate teha, siis meeld on meil olemas ja Õhtulehte me ei jõua lugeda, nii et ärge seda enam pakkuge. Jah, piisab meile Delfist ja Postimeest küll. Jah, vot. Aga mis nii-öelda õigemini kes olen mina, aga mis abiline siis see mul siin on. See on siis selline vahva Rootsi militaarvaldkonna siis nii-öelda selline matkaahi multifunktsionaalne. See sisu on nüüd küll minu looming siin, sest mul kadus see rest ära, mis siin algselt oli. Lihtsalt kadus ära Koorast Suurjärve lõkkeplatsil mitu aastat tagasi. Sinna ta kadus. Aga siia lähebki sisse siis küpsetuspaber, et alt ära ei kärssaks ja siis läheb tainas ja siis lähevad kihid. Et niimoodi ta tookord oli ja nii ta nüüd seekord saab ka. Tainas on nüüd tegelikult üksjagu paisunud, et meie jaoks piisavalt, et ta siin muidu paisuks veel kui vaja, aga saigi ju rohkem pärmi pandud sellepärast, et see protsess oleks kiirem siin. Et õhtu on ikka tiba on ju jahedam. Vahepeal oli läikest ka ja siis tõmbas selle kuumalaine 10 kraadi jahedamaks. Aga jah, siis läheb ta siia see kõige räpasem hetke. Õli jäi maha, oleks õli ka tegelikult see taignasse pand või mingit võid ja margariinid, siis ta võib-olla vähem kleepuks, tuleks paremini siit välja. Aga
saame hakkama. Nädala lõpus on üldse öösel miinuskraadid. Ahah, ja. Ja päeval alla 10. Okei. Nii, nüüd sai siia natukene jahu juurde pandud. Et hakkab ilmet võtma. Ega see käkerdamine on siin üks nagu tegevus. Et alguses natuke vähem jahu. Ta jäi mul ikka väga kinni ja siis Preili pidi mulle kogu aeg see jahu juurde. Hea meditatiivne tegemus. Sa ütlesid, et sa tuled loodusest, see on meditatsioon ja meditatiivne. Hakkab juba taikna moodi olema või? Hakkab küll. Hakkab või? Hakkab küll. Näed, ei jääd nina külge enam. Ei jäänud. Järelikult on juba piisavalt jahu. Nii. Aga jah, see on kusub natuke välja. Nii, nüüd tuleb teha jah see, kuidas tehakse. Laiali. Keerutama. Keerutad ja venitad, keeruta, lennuta. Katkile. Nii, ja kuidas siis saab käed puhtaks nüüd? Vanasti, kui vanaema tegi ikka seda ise saia, siis see saia tainas oli ikka nii hea. See läks kohe niimoodi rusika suurune tükk söödi ära. See oli hea magus. Aga vaat leivatainas seda ei taostnud. Ei maitsenud nii hästi. Aga esimene kihtega nüüd on nagu on. Esimene kihtega mul ei ole täispind ka siin all. Sellepärast natuke on selline nagu on. Mis midagi. Ketšup siin all ühtlasemaks. Kindlasti läheb seda veel. Esimene kiht. Esimene kiht ketšupit. Panen veel ketšupit või? Vist panen veel. Pane veel. Võt. Joi, mis kirju pitsa. Ja nüüd läheb siit kohe see hakkliha. Hakkliha. Nii. Hakkliha läheb lõpus kõik ära. Kui sinki ei mahu, siis ei lähe, aga hakkliha läheb kindlasti. Nii, ega hakkliha ma kohe kõik ära ei pane, sest ma siia vahele pean lõikama juustu. Esimesed juustud lõikan natukene siin jälle fällniiven tuleb appi. See on õige nuga, et saab esimese juustu lõikad Preilile, aitäh. Hästi. Kui ka juustust, et ei ole midagi. Sellised jupid, kuubikud. Kuubikud lähevad esmalt. Ei hakanud lauda võtma. Ei ole vaja seda lauda. Eelmine kord mul oli jah, migasugust juustujäägid kaasas. Siin jalitusjuustu oli, siis oli seda valget juustu, siis oli veel oliive. Kuule, kas see tehtud mingid biojääkselt? Jaa, biojäägid. Biojäägid, ideaalne. Et kui teil on seal biolaua peal liiga palju juustusnäkke ja kõike muud ja keegi neid ära ei söönud, siis no, ongi järgmine kindel asi on pitsa. Ma panen veel. On muidugi riivjuustu ka. Selle peale. Ja. Aga noh, ja liiga juustu saia oli. Ju viste. Ja mis siis veel on? Siis tuleb ju lõikata tomatid. Nii, vahepeal võtsin teise noa appi, sellega on parem lõigata, peenem tera. Tegu on siis jokkeriga, akuila, või noh, need on erinevaid. Lai valik jokkereid on ka siis Millpoe kodulehel, kes veel ei ole käinud tuurimas, minge uudistage, millpood.ee. Et Millpoe kodulehel on väga lai valik nuge. Igasuguseid, erinevaid tootjaid, brände, nii et minge uurige. Kindlasti leiate midagi meelepärast. Ja. Aga ma pidin panema tegelikult natukene ka sinki. Tähtajad tuleb peale kodus, no mis sa teed? Viilutatud sinke. Aga ma päris viiludena ei pane, pärast on halb lõigata. Ja noh, lähebki nüüd ülejäänud hakkliha. Tuleb üpriski tummine on ju. Aga seda see metsapitsa ongi. Ja ega... Kas sa vajad abi? Juustust. Jah, sa oleks vajanud abi. Ja siis juustust pole kunagi puudust. Et ma pidin tegelikult siia vahele panema ka ketšupit veel. Enne ma ei panegi ju juustu. Oota nüüd. Jah, kui teie seas on nüüd kokkasid või kes teevad restoranis toite või on head kodukokad, siis ega see nüüd ei ole teile inspiratsiooniks, kuidas teha ilusasti, vaid pigem, et tehke looduses ka. Et
No mina saan öelda, et Viljami looduses tehtud pitsa tuleb hästi välja ja maitseb hästi. No maitseb ongi, et ärge visuaalile praegu tähelepanu pöörake, kuidas see valmib. Lõpptulemus on tähtis. Nii et kes on nüüd meie vaatajad, sellised peenemakoelised vaatajad, siis ärge nüüd kohe heidutuge, see on väga maitsev lõpuks. Ja selline ta ongi. No näete. Ja üpris raske ka. Kui sellise tellite nüüd söögikohas kuskil, siis maksategi selle eest 30 € vähemalt. Päris korralik tükk. Sa murtsid need talle peale? Murtsin, jah. Okei, ma murrangi võib-olla peale, siis ta... Siis ei jää ju võtta vahele. Küpseb siit niimoodi siin sees. Ehk peale ma saan... pealmine osa on nüüd see kõige raskem. Et ära küpseks pealt, aga ma arvan, et ta küpseb ka. No, see on metallist on. Küll ta soojaks läheb. No jah. Nüüd tuleb ta lõkke uuesti. Jah. Ja kongi nüüd läheb ta siia peale. Ja nüüd miks ma vaatan. Ja kui ma lasanjet tegin, ma panin siia peale ka selliseid hõõguvaid tükke. Võib-olla ma saan seekord ka seda teha. Võib-olla kohe tuleb panna. Väga palju tuldid ei ole teha, muidu hakkab kärsatama. Teen väikse piilumise ka. Vaatame, kuidas asi küpseb. Noh. Peale ma panin korraks neid nii-öelda poolpõlevaid halgusid. Noh, midagigi, et pealt poolt ka kuumust saaks. Muidu ma arvan, et protsess käib. Eks ta võtabki aega. Väga tugevat tuld ei hoia siin. Et siis ongi siin veel võib-olla pool tunnikest. Kell on praegu juba 8:30. Aga noh, õnneks ilm on suht valge, et see päike loojub vist 20:41 ma vaatasin, aga noh, tegelikult metsa all on valge, ma ei tea, 9:30 või kuidagi nii, ma arvan. Jah, et kui pimedas hakkame sööma, siis Armitek on kaasas. $20.36. Vot selliselt. No, poole tunni olnud ju. On jah, siis olnud ja vaatame, mis ta siis siin teeb. Ma olen peale pannud ka alati jah, siit niimoodi neid tulisemaid tukke. Ja noh, nüüd Preili, mis sa nüüd kostad? Kas me vaatame nii-öelda fällniiveniga, testime jokkeri ja fällniiveniga, et kus see tainas on ja mis see seisus see tainas on? Kuule, tainas on ilus. Kas ta on seest ka või? Aga see on nii õhuke tainas tegelikult. Et ega see võib siin tükk suht valmis olla. Mis sa arvad? Ma arvan ka. Kas see on tühi kõht arvab või kogemustega kokk? Mõlemad. No keeruline nüüd, kui mõlemad arvavad. Aga ma arvan, et see asi on ikkagi suht valmis, sest see oli õhuke kiht ja paks sisu. Ja see sisu nüüd väga palju siin ju küpseda ei taha. Võib-olla ma jätangi niimoodi. Ja tõstan ta maha võib-olla isegi. Nüüd saigi nii, et taldrikud jäidki maha. Aga pole hullu. Alt on kuum. See on suht korralik selline tükk. Tegelikult siit vaadata siis on päris mahlane teine jusikaga sööb. Alt on kuum. Auts! Ja siit ei saagi nii lihtsalt kätte. Eelmine kord tuli lihtsamalt. Siis oli rohkem tainast. Kandis seda paksu sisu välja. Aitäh! Palun! Oi! No vot selline korralik sisu. Seda annab ikka siit seest kangutada. Natuke liiga palju sai asju peale. Pole hullu. Nii, mina võtan kohe selle resti appi. Tegin objektiivi ka mustaks.
rasvaseks. Rasvasust on, nüüd ma ei saa tegelikult pükse ära määrida. Igatahes asi on selline, et pitsa näeb siis välja selline ja tilgub. No. Aga noh, maitse on, ütleme niimoodi, saad ise ka aru. Hakkliha, juustud, ketšup, tomat. Näed, saab isegi süüa ju. Saab. Ilusti saab. Saab ka väga hästi süüa. Hästi hoiab. Saan küll. Kõhi sai jah, siin tuhuk seekord. Eelmine tuli paksem põhi sellepärast. Tõssin ta välja ja nii edasi. Aga nüüd on natuke teistmoodi. Oi, ega ma seda kõike siin me ära ei söö. Küll sa said alles väikse pitsatüki kätte. Sain küll, jah. Võrdne minu omaga. No jah, ei leia, kus kohas siin Eestis serveeritakse selliseid pitsasid. Metsal? Peale metsa. Ei tea. Ei tea. Kus saab täis? Ei tahagi rohkem. Ei jõua. Üksjagu ära söönud. No, see on päris rammus ju. Et selles mõttes rammus, et muidu lähed tellid suure pitsa on ju, mis see läbimõõt on, ma ei tea. Ei mäleta, aga suure pitsa söömine ei ole üldse probleem vahest. Ta on lihtsalt jõukene ja ikka võtad neid piile. Aga siin on nagu justkui 3 kihti üksteise peale laotud. Ma arvan, et kogu selle suure pitsa materjal on siin selle väikse pitsa peal koos. On küll, jah. Nii ta sai, jah. Natuke õhemaks järgmine kord. Ahnus oli see, mis kihi paksuks ajas. Taigna kiht peaks paksem olema. Taigna kiht peab ka paksem olema, jah. Vot nii. Nüüd on küll pime. Mis see kell on? Kell on 21:18. Vot. Aga seest on kõht nüüd täis korralikku rasvast, kaloririkast, maitsvat, paksu pitsat. Jah, õhukese põhjaga paksu pitsat. Ja, mis see ruumi raiskab see taigna. Ja. No vot, igatahes, et kell ja homme on tööpäev, meie läheme nüüd kobime siit välja. Ja ega jagage meeleldi oma retsepte või nippe või soovitusi, et mida me veel võiksime metsas kokata teha, et me oleme alati valmis. Et see on ka selline tore tegevus, premeerib meid kohe ka. Süüa selle ju ära kohe. Ja no mis sa veel tahaksid, on juba esimene hea tunnustus. Igatahes, mis sa veel nüüd ütled? Midagi? Koju minek. Okei, lähme koju. Mis ma siin ikka lobisen? Jah, nii et uued vaatajad olete oodatud jälgima, hoitage subscribe teli nuppu ja kõik meie staasikad vaatajad, suured tänud jälle, et te meid meeles pidasite. Ja kes tahab meid toetada, siis all on liituge nupp, sinna avaldame vahvaid igasugu muid videosid, nii et uurige-puurige ja kohtume varsti jälle. Tšau! Tšauki-puki!